Lasnamäed 1970-ndatel, 1980-ndatel planeerima, rajama ja ehitama hakati, siis tegelikult jäetigi Lasnamäe kui linnaosa keskele üks selline suur roheline sõrm, mis oli mõeldud Lasnamäe elanikele sellise rohe- ja puhkealana. Ja see Tondiraba park on ja oli ka toona kavandatud üheks osaks sellest rohelisest vööst. Toona, nagu me teame, jäi väga palju Lasnamäel välja ehitamata ja jäi välja ehitamata ka see roheline vöönd. Nüüd on osa sellest rohelisest puhvrist välja ehitatud Tondiraba pargiks. See on Kadrioru järel suuruselt teine park Tallinnas. Uues pargis on säilitatud aja jooksul tekkinud maastik ning tegevused. Need on üles leitud ja välja puhastatud. Ka Tondiraba, nagu nimi ütleb, et ta on kunagi olnud raba, siis kaevandati siin turvast, võeti paekivi. Mingil hetkel, kui Lasnamäed ehitati, sai sellest üks suur prügimägi. Kõik see sai siin niimoodi areneda ja kasvada ja vohada natukene nagu iseenesest see unustati ära. Ja üks selle paiga võlu ongi see, et ta on hästi pikalt olnud unustatud ja see on lasknud sellel loodusel siin areneda täiesti omasoodu. Tondiraba tühermaalik ilme võib esmapilgul tunduda harjumatu, aga võib-olla see ongi Lasnamäe päris loodus. Midagi, mis on inimese ja looduse koostoimel tekkinud. Selline metsikus on tihedas betoondžunglis vajalik vaheldus ja oluline hingetõmbepaus nii inimestele kui linnas elavatele teistele liikidele. See oli üheks põhieesmärgiks meil ka selle projekteerimisel, et säiliks olemasolevat loodust võimalikult palju, et see tuumikala siin selle pargi sees on sisuliselt puutumata. Nii palju on siia rajatud jalgradu, et inimesed saaksid siia ligi. Et varem oli siin suur võsa ja praktiliselt mõned kohad olid ikka läbimatud ka. Kui me räägime üldse nüüd selle pargi puhul sellistest teede kihtidest või erinevat liiki teedest, siis ühed teed on meil sellised asfaldiga koos valgustusega, kus sa saad siis lapsevankriga või ratastooliga liikuda ja teised teed on siis sellised rajakesed metsa sees, mis on siis selleks, et näha erinevaid metsakooslusi ja romantiliselt jalutada. Et kui minna siia metsa keskele või täitsa selle pargi keskele, siis võib-olla tundub, et sa ei olegi Lasnamäel. Et see on hoopis täiesti teistsugune ja erilisem kogemus, et siin on veesilmad, siin on pohlad, siin on väiksed isetekkelised sillakesed, et kõik see viib sind justkui hoopis teise konteksti ja võib-olla see ongi kogu selle pargi nagu suur võlu, et sa ei oota, et Lasnamäel on midagi sellist. Siin kasvab looduslikult astelpaju, mida me mujal Eestis väga palju ei näe. Et tihti on ta kuskilt kasvandustes, aga siin on ta täiesti looduslikult ise olemas ja sügisel saab siit oma C-vitamiini kätte. Pargi kujunduses on olulised 3 tahku. Loodus- ja elurikkuse tõstmine, sportimis- ning mängimisvõimaluste loomine ja nende tegevuste säilitamine ja toetamine, mis seal aastatega ise tekkinud on. Oluline on vaheldusrikkus. Saab grillida, koera jalutada, võrkkiigest pikutada ja omaette olla. Praegu me oleme siis maastikurattaraja peal. See ongi ehitatud maastikule nii, et see maastiku loomulik osa. Siin on näha siis kivijäägid, mida ka inimene on lükanud ilmselt Lasnamäe torustikke ehitades. Kohe raja kõrval on puud. See on selline rada, mida sõites sa tunned, et sa oledki maastikul. Osa rajast on lageda peal ja osa rajast on siis siin puude vahel ja siin lagede peal on siin ka sellised sügavad augud, kust see rada läbi läheb, nii et päris huvitav on. Lasnamäel elab rohkem inimesi kui Tartus.
ometi on siin siiani olnud puudus inimlikust mõõtkavast ning heast nüüdisaegsest avalikust ruumist. Potentsiaali on Lasnamäel aga küllaga. Lasnamäelastele see park on väga oluline. Siin piirkonnas ju ei ole väga palju kohti, kuhu minna vaba aega veetma ja siin on ikkagi nädalavahetustel ja õhtutel on mänguväljakud ja spordiplatsid on rahvast paksult täis. Enne kui siia kavandati loodusparki, taheti siia teha golfiväljakut, mis tegelikult ju tähendab kogu selle olemasoleva looduse nullimist. Et see, et ehitati välja hoopis selline looduspark, näitab tegelikult väga hästi, kuidas mõttemaailmad on muutunud. Ja aina enam räägitakse ka sellest, kuidas linnas on vaja loodust kogeda, kas või selleks, et pärast tööpäeva lõppu lõõgastuda ei pea minema linnast välja, vaid et seda oleks võimalik teha linnas sees. Ja seetõttu tuleks just nagu näha linnas selliseid tühermaa väärtusi rohkem. Neid hakkab Tallinna linnas aina vähemaks jääma, sest ametlikus linnaplaneerimises nähakse neid tükke justkui lihtsalt tühjana ja need ehitatakse täis, ma ei tea, suurte kaubanduskeskustega. Siin ehitatakse uued teed ja tänavad. Aga tegelikult võib-olla see, mida linn vajab, on hoopis, et nähtaks selle tühermaa potentsiaali pargina.